Hei, mina olen Taavi Pertman ja sa kuulad või vaatad Raharaadiot. Ja täna räägime jällegi rahast ja investeerimisest ja kõigest, mis sellega seotud. Aga täpsemalt siis tahan rääkida ühest juhtumist, ehk siis mõni aeg tagasi ilmus üks artikkel, kus üks inimene rääkis, kuidas ta jõudis oma esimese miljonini, ehk kuidas temast sai miljonär. Ja see jutt iseenesest seal oli täitsa tore lugemine, aga mis mulle nagu rohkem huvi tekitas, oli see reaktsioon, mis selle artikli peale tuli. Ehk päris ruttu tuli terve hunnik selliseid reaktsioone, mis ütlesid, et näed, küll sellel inimesel ikka vedas ja et kui mul nii palju veaks, mis siis häda miljonäriks saada ja nii edasi. Ja siis teine seltskond oli, kes leidis järjest erinevaid põhjusi, miks see miljon tegelikult ei olegi miljon, sest et see on ju investeeringutes kuskil ja kui sa peaks need maha müüma, siis sa ei saaks sealt nii palju kätte ja nii edasi, nii edasi. Et sellised huvitavad reaktsioonid, mis põhimõtteliselt tõmbasid kohe selle tulemuse nagu, või vähemalt üritasid seda tulemust kohe alla tõmmata. Ja siis mõtlesin, et see tegelikult on päris levinud selline mõtteviis. Ja ma ei tea, kas võib-olla oled ka ise seda mõnikord enda juures tähele pannud, et sa niimoodi mõtled. Et ma julgen tunnistada, et ma olen seda korduvalt teinud, rohkem minevikus, vähem praegu, aga mõnikord sedasi põgusalt ikkagi kipub pähe tulema, kui mingeid asju vaatad ja siis esmareaktsioon võib tihtipeale midagi sarnast olla, et küll läks nüüd hästi. Aga ühest küljest oleks see reaktsioon nagu täitsa arusaadav, et kui me räägiksime näiteks lotovõitjast, sest et seal on tõesti, see võit on õnne asi, et mingis mõttes võiks isegi öelda, et see on nagu rumaluse asi, ehk see inimene, kes võitis, sa tead, et see inimene on olnud rumal, sest et ostis lotopiletit, mis on rumal tegevus. Nii et selles mõttes inimene sai premeeritud selle eest, et ta käitus rumalasti, nii et siin on täitsa loogiline reaktsioon, et jah, õnnevärk ja vedas ja mis iganes muud asjad. Kuigi ka sellisel juhul võib öelda, et võib-olla tal ei vedanud, sest et see tulemus lotovõidu järel kipub tihtipeale väga halb olema. Aga see selleks. Antud juhul aga selle inimese puhul ei olnud tegemist mingi lotovõitjaga, vaid tegemist oli inimesega, kes jõudis selle tulemuseni suure töö ja aastate pikkuse investeerimisega, ehk siis inimene, kellel on pidevalt mitu rauda tules juba aastaid, kes teeb palju tööd selle nimel, et seda raha teenida ja investeerida ja säästa, ehk siis ta ise paneb selle kõrvale nii edasi, ehk siis see inimene teeb tegelikult täiesti õigeid samme ja võiks öelda, et ükskõik, kes sa oled, kui sa teed selliseid samme, siis ühel hetkel sa jõuad selle miljonini ka. Mõnel läheb selleni jõudmiseni vähem aega, mõnel läheb rohkem, aga kui niimoodi teha ja sul piisavalt aega on, siis tegelikult nende sammudega jõuab sinna tulemuseni nii või naa. Nii et öelda, et sellel inimesel vedas, on tegelikult parajalt selline naeruväärne väide. Aga see on arusaadav. Ja see väide iseenesest räägib tegelikult palju rohkem selle inimese kohta, kes seda ütleb või mõtleb, kui selle inimese kohta, kelle kohta seda öeldakse. Ehk siis see inimene, kellest artiklis räägiti ja kelle kohta öeldi, et tal vedas ja nii edasi, siis tegelikult need, kes ütlesid, rääkisid tegelikult enda kohta rohkem kui selle inimese kohta, kelle suunas seda öeldi. Ja mulle isiklikult tundub, et see näitab taaskord sellist kaitsemehhanismi, ehk siis see mehhanism võiks olla umbes selline või selline, kui ma üritaks seda nagu sõnadesse panna, miks seda öeldakse või kuidas selle tulemuseni jõutakse, siis see mõttekäik võiks olla umbes selline, et sa näed seda inimest, et kui tema sai rikkaks ja see rikkuse põhjus seal näiteks on midagi sellist, mida mina ka teha saan, et näiteks see sama töö ja järjepidevus, mis igaüks tegelikult peaaegu saab seda teha, kui sul just ei ole mingeid selliseid, kui see ei ole just erand, kellel ei ole nagu võimalik tööd teha, et töövõimetus on mis iganes muud sellised põhjused õnneks, aga enamus inimesi saaks töötada ja seda järjepidevalt teha, enamus inimesi saaks sääste kõrvale panna, enamus inimesi saaks investeerimisega tegelikult nii edasi. Ehk siis, kui
inimene jõudis miljonini või selle eesmärgini, kuhu ta tahtis jõuda nende tegevustega, siis peaksin ju mina ka saama seda teha. Aga kuna mina ei ole sinna jõudnud, isegi kui ma tahaksin, mõttes ju ikkagi tahaksid selle miljonini ka jõuda, võib-olla, või mis iganes see number sinu jaoks on, et kuna mina tahan ka, aga ma ei ole sinna jõudnud, siis mitte ennast, või selleks, et mitte ennast halba valgusesse panna, siis ma pigem ratsionaliseerin olukorda nii, et see inimene sai selle tulemuseni sellepärast, et ta on edukas. Või mitte sellepärast, et ta on edukas, vaid sellepärast, et tal vedas. Et ühesõnaga, ma kirjutan tema selle edu mingile asjale, mida minul ei ole. Ehk siis mina ei saanud sinna, sest et minul ei ole vedanud. Aga muus osas olen ma sama tubli. Et ma olen ka ikkagi tööd teinud ja nii edasi, et ma ei pea nagu ennast maha tegema või ma ei pea tunnistama, et ma midagi valesti olen teinud, ma ei pea ennast muutma hakkama ega peeglisse vaatama ja nii edasi, sest et teine ju sai rikkaks vedamise pärast, mitte millegi muu pärast. Mitte sellepärast, et ta on teinud elus teistsuguseid valikuid ja panustanud kuidagi teisiti, vaid sellepärast, et tal oli lihtsalt rohkem vedu või seda õnne ja seda õnne või vedamist ei saa ju ise mõjutada. Tegelikult küll saab, aga see on juba mõne teise saate teema võib-olla, aga palju lihtsam on nagu tõmmata see teine inimene allapoole ja siis olla nagu rahul sellega, kus sa oled, kui et hakata vaatama, et ahaa, ta tegi nii, ta tegi naa, võib-olla mina peaks ka siin midagi teistmoodi tegema ja siis hakata ennast üles upitama nende sammudega, et see on palju keerulisem midagi elus muutma hakata, kui vaadata, et mina teen kõik õigesti, lihtsalt mul ei vea ja teisel vedas. Et see on nagu oluliselt lihtsam selline kaitsemehhanism või selline enda käitumise õigustamine või tegevusetuse õigustamine mingil määral. Ja paraku sellise tegevusega kahjuks ennast nagu ülespoole ei aita, enda elu paremaks ei tee, isegi kui see korraks võib nagu enesetunde mõttest tunduda parem, et muidu nägid, et teine jõudis sinna tulemuseni, milleni sina pole jõudnud, siis võib tekkida mingi selline ärevus või ebameeldiv tunne, et miks mina pole sinna saanud ja nii edasi, aga niipea kui sa selgitad ära, et tema jõudis õnne pärast sinna, siis on kohe palju parem olla. Aga kahjuks edasi ei aita. Ehk minu poolt selline hea soovitus siinkohal, et kui tunned, et sul hakkab selline tunne tekkima, siis esiteks pane tähele, et see kipub tekkima reeglina just selliste asjade puhul, kui tegemist on mingi asja või eesmärgiga, mida me ka ise sooviks saavutada. Ehk siis peaaegu mitte keegi ei kiru, et mingil kollektsionääril täiega vedas, et ta on juba 150 erinevat liiki vetikaid kokku kogunud, sest et see eesmärk ei huvita peaaegu kedagi. Et võib-olla mõni teine samasugune kollektsionäär on pahane ja räägib, et tal vedas, aga ülejäänud inimesi see ei huvita. Aga see raha näide on nagu lihtsam, sest et enamus inimesi tahavad mingil määral rohkem raha saada ja siis on nagu see teema nagu puudutab meid oluliselt rohkem. Ehk siis jah, et kui sa tajud, et sa hakkad seda tunned või mõtled mingil määral sinna suunda, et kus sa üritad siis teise inimese saavutusi nagu allapoole tõmmata, et endal nagu parem tunne oleks, siis proovi mõelda sellele, et esiteks tegemist on ilmselt millegagi, mida sina ka tahad. Tihtipeale sa võib-olla teades sa teda tahad, mõnikord äkki sa ei ole seda teadvustanud, siis see võib-olla on selline hea signaal, et mõelda selle peale, miks sa niimoodi reageerid. Ja teine asi on see, et nii kui sa seda tunned, siis oleks hea aeg teha paus ja mõelda selle peale, et kas ma tahan tunda seda või kas ma tahan selle inimese saavutust väiksemaks teha või ma tahaks enda olukorda nii-öelda suuremaks teha ehk jõuda paremini või jõuda lähemale oma eesmärkideni ja kas ma saaks äkki hoopis selle inimese edust ja sammudest midagi õppida, et saaksin oma eesmärkidele lähemale liikuda ja võib-olla isegi kiiremini liikuda. Kes teab, äkki saan isegi selle inimese käest midagi küsida ja võib-olla ta saab mulle aidata edasi liikuda kuidagi. Nii et tulemus oleks oluliselt parem.
vähemalt mulle tundub, et see mõtteviis on oluliselt elutervem ja kasulikum kui see teine. Et selle asemel, et üritada vähemalt kas või enda peas teist inimest maha tõmmata, võiks mõelda, et kas ma saaksin kuidagi paremini ennast siis sinna eesmärkidele lähemale hoopis tõsta. Ja võib-olla isegi äkki seesama inimene saab aidata selles osas kuidagi. Ja ilmselgelt see ei tähenda nüüd, et mina kunagi selle sama reha otsa uuesti ei astuks, et see teistega võrdlemise reaktsioon ja selline on ilmselt mingis mõttes meile sisse programmeeritud ja selline bioloogiline, et ma ei tea, kas seda täiesti välja saabki üldse lülitada, aga vähemalt ma üritan seda mitte teha ja nüüd, kui ma seda teen, siis sina oled loodetavasti seda saadet kuulnud ja saad mulle näpuga viibutada, et oi Taavi, mis sa seal saates rääkisid. Tuleta mulle meelde ja siis saan ennast parandada. Igal juhul, loodan, et said siit mõne huvitava mõtte ja võib-olla isegi mõne sellise mõtte, mida ka kellegi teisega jagada, ehk siis jagad seda saadet mõne lähedasega ja saate omale mõtteainet, mida arutada. Eriti kui see lähedane või sina just mõni aeg tagasi rääkisid, et kus sellel rikkaks saanud inimesel ikka vedas, et kui endal nii palju hüveks, küll siis oleks alles elu. Igal juhul, minu poolt tänaseks kõik ja näeme juba järgmine kord. Tšau!